Tere tulemast Klaaslagi podcasti, mis täna on koos videoga. Videoga sellepärast, et tänane teema, millest ma räägin, on numbritest ja minu arust on palju huvitavam neid asju kuulda ja lihtsam ka veidikene seedida, tarbida seda, kui ekraani peal midagi lisaks näha. Et see, kui ma lihtsalt pillun siin neid numbreid, tundub äkki nagu läheb üle pea, aga ma panen nad teile siia Excelisse ka või need on juba tegelikult siia kokku pandud, et oleks nagu endal veidikene lihtsam sul siin, kes sa kuulad, aru saada. Tänane teema on sisuliselt ma võtan juppideks lahti, kui palju raha ma eelmine aasta 2025 siis ettevõtlusega teenisin ja kust see raha tuli. Ettevõtte selles mõttes nagu käive ja kasum ja kõik need asjad on kogu aeg nähtavad. Selles mõttes, kui majandusaasta aruanne on ettevõttel esitatud, siis igaüks saab minna vaadata, kui palju raha üks ettevõte teenis on ju, kui palju olid tema kulud ja mis olid tema kasum. Seda aga, kus see raha tegelikult detailsemalt tuli, kuhu see raha läks detailsemalt ja mis teema seal kasumiga on, seda ei ole kuskilt näha. Seda ei räägi keegi ja see on selline info, mida üleüldse numbritega veel eriti kuskilt ei saa. Väga selles mõttes privilegeeritud inimesed, privilegeeritud seltskonnades sul peab olema ligipääs teatud inimestel, sul peab olema usaldus, ehk siis selles mõttes neil peab olema sinu vastu usaldus, et üldse jagada mingisuguseid numbreid. Ja mina mõtlesin, kuna meil siin see Klaaslagi podcast on, see on üks asi, mida ma tahan jagada, sest ma tean, et minu ettevõtluse teekond muutus sellel hetkel, kui ma nägin sisse teistesse ettevõtetesse. Kui ma nägin täpselt, kust nende raha tuli, kuidas nende raha tuli, mis strateegiad, mis süsteemid seal taga olid, kuidas need asjad jaotusikka, sissetulekud, asjad, kuidas need on muutunud, kus on nagu rõhk, kus oli aktiivne töö, kuhu läks reklaami, kas see reklaam tasus ära, igasugused sellised asjad. Ja nagu ma ütlesin, see info ei ole kättesaadav, see lihtsalt ei ole tavalisele keskmisele inimesele, kellel ei ole tugevat networki ja väga head usalduse taset, see lihtsalt ei ole kättesaadav. Nii et tuleme, võtame need asjad siin lahti ja võimalikult lihtsam, et kui mingite ettevõtete näitajaid ja aruandeid võib ala börsiettevõtetel saab minna ja lugeda, siis need on nagu pikad, suured dokumendid ja asjad. Ma üritasin võimalikult lihtsalt, sest esiteks ma ei viitsi teha mingit suurt faili asja. Mul on endal vaja, et asjad oleksid väga lihtsad ja väga selged. Nii et siin me siis oleme. Ma võtsin kokku siis enda 2025. Mul on 2 juriidilist keha, kohe näha mul erinevaid tegevusi. Nende pealt tulnud sisse raha, ehk siis käibe lihtsalt. Täna ma rohkem kuludest, kasumist täna me ei räägime, vaatame ainult seda, kust raha tuli. Nii et hakkame ka pihta. Esimene kategooria, mis meil siin on kogukonna liikmemaksud. Ma tõmban siia täitsa lähedale selle, et oleks näha. Ja see on siis Pre-Rich klubi, minu naiste rahatarkuse kogukond, millega me hakkasime pihta siis 2024 septembris. Ehk 2025 oli esimene täisaasta kogukonda vedada ja kogukonna all on siin mitmeid erinevaid sissetulekuid, asju, need jagunevad ka veidikene eraldi. Ma võtsin need ka omakorda lahti, et oleks aru saada, mis siin siis tegelikult toimub. Kokku kogukonna liikmemaksude või liikmelisuse või kuidas iganes tahate seda nagu nimetada kohta tuli aasta jooksul 742 makset. Ehk 742 korda kogukonna liikmete poolt tuli mulle kannet, et nad saaksid olla osa sellest kogukonnast, osa sellest väärtusest, tarbida neid teenuseid ja võimalusi ja kõike seda. Ja seda on ikka metsikult palju. Ma sain
tuli minu arust kas jaanuari alguses või detsembri lõpus tuli Stripe'is ka 1000 laekunud makse piir tuli nagu täis, mis on nagu metsik asi mõelda. 1,5 aastaga nagu Stripe'is ainult juba 1000 makset laekus ja veidikene tausta selle kogukonna poole pealt. Re-Rich klubi täidab tegelikult 2 asja korraga minu jaoks. Esiteks teenus sellisena ise, et mina olen väga just nagu hariduse koha pealt ja alati seda olnud noorsootöös, alati olnud mitteformaalses õppes, alati keskendunud sellele järjepidevusele, toetavale keskkonnale, turvalisele keskkonnale ja pigem nendele väikestele sammudele ja julguse kasvatamisele seal sees, selle asemel, et ühekordseid intensiivseid asju teha. Ma ise näen, et mul töötab see paremini, paljudel inimestel töötab see paremini, pluss lisaks selline naiste kokkuhoidev, toetav kogukond üldiselt, isegi ilma rahatarkuse teemata. Neid ei saa olla kohati isegi liiga palju. Et me oleme inimestena väga erinevad ja meile meeldivad erinevad inimesed, erinevad vaibid, erinevad fookused ja et isegi kui ma võtaks selle rahatarkuse teema siit ära, siis ma arvan, et mingisugune osa naistest jääks ikkagi kogukonda käima ja olema, sest see toetab nende elu nii palju täna lihtsalt. Aga tagasi tulles siis see kogukonna formaat ise, mis nõuab siis järjepidevust ja need väiksed samme, see toetab hästi seda, ehk siis meil ongi pikk aeg, me saame rahulikult minna, süveneda mingitesse teemadesse, ühekaupa võtta asju ette, jätta aega seedimiseks, jätta aega selleks, et kui vahepeal on vaja paus võtta, tulla tagasi, uuesti võtta neid teemasid üle, teha järgmine samm seal, et võtta maha see pinge, et peab nüüd kohe kõike korraga tegema. Ja see formaat nagu klikkis mul ühel hetkel endal täiega ära, sest ma arvan, et ma mingisugune 3-4 kuud teadlikult otsisin seda õiget formaati sellele, et seda järjepidevust, täpselt ma just kirjeldasin, saada ja see üks hetk, ma arvan, mingi 3-4 kuu pealt klikkis mulle ära. Lisaks, mis läks väga hästi sellega, see täidab ka minu jaoks ühte teist funktsiooni ja see on sellised stabiilsed sissetulekud igakuised. Varasemalt ma olen tegelenud ettevõtluses selliste asjadega, kus mul ei ole olnud stabiilset sissetulekut, kus iga klient tuleb otsida iga jumalama kord uuesti, ja esiteks see on väga väsitav, see on tohutult väsitav, et see kogu turundus ja müük, mis sinna alla läheb, pluss stabiilsus puudumine, ehk siis ebastabiilsus seal taga, et sa tegelikult ei tea, milline su järgmine kuu või milline su nagu sissetuleku poole aasta jooksul, poole aasta pärast välja näevad. Ja kogukond selles osas täidab ka minu jaoks seda eesmärki, et see annab mulle igakuise stabiilse sissetuleku, mingisuguse miinimumi, millega ma tean alati arvestada ja see aitab esiteks mul jääda ettevõtjaks päriselt, et ma saan seda teenust pakkuda, ma saan keskenduda päriselt sellele valdkonnale, nendele üritustele, sündmustele, ma ei pea kuhugile mujale minema, midagi muud lisaks tegelikult tegema, sellepärast, et see ettevõtlus ei toetaks minu tegevusi, minu elu. Nii et mul on ülihea meel, see kogukond täna kannab väga suures osas minu elu ja ettevõtlust ja selle ehitamine on siis tänaseks tegelikult kestnud 2 aastat, ehk siis 1,5 aastat veidikene vähem oleme olnud nagu laivis, aga enne seda oligi siis niimoodi, et 2024 jaanuaris kuni siis septembrini käis selle nii-öelda ehitamine. Meil on tänaseks saanud siis 2 aastat selle ehitamist seal. Kogukonna osas nii palju liikmeid tänase seisuga, mis on siin jaanuar 2026, on mingisugune 160 hetkel aktiivseid liikmeid. 2025 seisuga siis mitme portsu, meil oli 3 liitumist seal juures, ehk siis 3 korral aastal saab kogukonnaga liituda.
ja võimalus on võtta nii selline subscription stiilis makse ehk siis kuupõhine tasu iga kuu nagu uuendab, saad lahkuda siis, kui tahad, on ju. Siis 4 kuu fikseeritud nagu makse ja 12 kuu ehk siis 1-aastane pakett, mida saab korraga võtta ehk siis 3 erinevat paketti, mille vahel saab valida. Nagu ma ütlesin, siis 742 makset oli aasta jooksul sellega. Tõin siin eraldi välja, sest ma käisin arvutamas ise neid eraldi ja mõtlesin, et ma jätan need sisse. Mina kasutan makseplatvormina Stripe'i väga paljudes asjades, ka teistes siin, aga Stripe on üks väheseid, kes pakub just seda subscription teenust niimoodi ilusti automaatselt, ehk siis kes on alustamas mingisuguse platvormi või asjaga või e-poe või mis iganes veel formaadiga, mis nõuab igakuist makset, siis Stripe on selle väga-väga lihtsalt lahendanud. See muidugi ei ole tasuta, seal on absoluutselt lisatasud juures, aga selle asemel, et iga kuu ise väljastada arveid ja asju ja siis käia inimese taga ja see on tohutu töö, et see raha on absoluutselt väärt seda maksete vahendamist, on ju. Et see vabastab nii palju minu aega ja vaeva ja ka ausalt öeldes seda ülevaadet, mis toimub. Ehk siis nagu näha on, enamus raha kogukonna liikmemaksude koha pealt on tulnud läbi Stripe'i. Üksikud asjad on eraldi arvetena, kuna ma saan arveid väljastada ka nii-öelda ettevõtetele, siis lisaks, et nad saavad Stripe'is ära maksta, siis ma saan neil arve nagu väljastada selle ostu eest eraldi. Siis paljud, kes siin Stripe'is maksavad, on saanud nii-öelda ettevõtte alla arve ikkagi, aga ainult arve alusel on nagu tõesti üksikud maksed siin, seal mul ei ole midagi selle vastu neid teha, aga see on suur vahe, kas ma teen neid aasta peale nagu 10 või 20 või 750. Tohutu vahe. Nüüd, vaadates seda summat siin kogukonna liikmemaksudest, eelmine aasta laekus 21 700 eurot, mis mulle on juba endale see summa üksigi on veider, kuna ma olin aastaid ettevõtja, kes selline hobiettevõtluse vormis teadmata, aru saamata tegelikult, kuidas tootestamine käib, kuidas asju üles ehitada, nagu nii palju teadmatust. Teenis seal 10 000 ja kaotas 10 000 või kulutas 10 000 iga aasta. Mul on väga palju neid 10 000 käibe aastaid ja näha siin, et üks teenus ainult on aasta jooksul 21 toonud, siis on wild. Paar aastat tagasi ma ei oleks seda ette kujutanudki. Vot nii palju siis PreRich klubi liikmemaksudest. Mida ma ütlen, ma kulusid väga ei käisin üle, aga ma kiirelt annan paar märkust kogukonna liikmemaksudest. Kogukonna ülalpidamine on rõvedalt retsilt kallis. See võtab minu enda töötunde, on ju, assistendile töötunde sealt. Lisaks platvormide ülalpidamise, kõik need ühendused, kas või need Stripe'i maksed, on ju, kõik üritused, mis me teeme, esinejad siin-seal, on ju, olenevalt, mis olukord on, see asi on tegelikult üsna kallis ja 2025 oli väga suur selline kasvule keskenduv aasta, ehk siis kui meil oli asi nüüd enam-vähem paigas, kuidas me saame vaikselt hakata kasvama ja nüüd 2026 tuleb samamoodi kasvule keskendunud, aga veel nagu fokusseeritumalt kasvule keskendunud. Ehk siis iga sent, mis tegelikult päriselt eelmine aasta läks mulle ettevõttest tagasi väga suures osas just PreRich klubisse. Nii, järgmine asi, kogukonna lisaüritused, ehk siis need olid üritused, mis olid ainult liikmetele ehk selleks, et sellel üritusel osaleda, sa pidid olema PreRich klubi liige juba. Muidu meil on siin kogukonnas üldiselt liikmemaksu sees kindlaks määratud, et iga esmaspäevased kõned, iga kuu on üks külalisesineja, iga kuu on üks füüsiline üritus. Ja siis mingid materjalid, asjad, mis seal sees on. See on selle paketi sees. Siis meil on lisaks mõned eriüritused, boonusüritused, mingid boonusüritused on täiesti tasuta veel lisaks, mõned külalised käivad nagu veel boonusena tasuta
lisaks on ju, aga eelmine aasta see suur osa sellest lisaüritustest, issand, meil oli suveretriit, sisuliselt 3-päevane selline suvekoolüritus, mis iganes see oli, ma ei mäleta midagi, oli seal nipet-näpet veidikene veel, eks boonusüritused lähevad siia alla ja see andis 5000 eurot. Ja nende boonusürituste puhul ma olen siiamaani suures osas, see ei ole nüüd hea ettevõtlus tegelikult, aga aga minu eelmise aasta matemaatika kohaselt käras väga palju ja siin ka nagu merch'is, kuhu koha jõuame, need on suht nulli ringis asjad, mida ma olen teinud. Ehk siis siiamaani vahelt ei ole nagu nii-öelda teeninud raha juurde väga palju, pigem on fookus olnud, et okei, see on mingi lisaasi, ma vahendan selle teenuse ära, on ju, ja lähme teeme ära, aga lihtsalt taustaks jälle. Siis kogukonna merch oli 3. lisaharu, mis meil kogukonnas tuli jällegi ainult kogukonna liikmetele kättesaadav, särgid, pusad, mütsid, kotid. Merchiga on niimoodi, meil oli 2 vooru tellimist eelmine aasta, see vist osaliselt jooksis sellesse aastasse, ka siin aasta lõpus oli. Ehk siis ma ei hoia mingisugust avatud merch'i poodi kuskil, mul ei ole pidevat tellimust, mul ei ole mitte mingisugust nagu ladu või varu või mitte midagi sellist. Ei, meil ongi, et mingisugune paar nädalat aega on ette teada, et merch'i tellimine tuleb, teeme nii-öelda kataloogi, inimesed valivad ära, mis suurust, mis värvi nad tahavad ja siis vastavalt sellele tellimusele nagu custom order teeme. Et jällegi, mul ei ole mõtet suuri koguseid lihtsalt tellida endale lootus, äkki siis keegi ostab ja üritada neid müüa, vaid selle me oleme lahendanud puhtalt soovipõhiselt. Nii, see oli 1200 eurot siin. Siis muud üritused kogukonnast väljas. See tähendab, et minu enda korraldatud üritused, sündmused ja suur see Boltkofit on 2 asja all, oli siis Raudsete Reginade konverents ja Enesekindel naine kursus, mida me Katrin Hindrikusega tegime. Need 2 asja on siin 8500 eurot. Kursused, asjad on tavaliselt väiksema kuluga, neid annab nagu skeelida paremini. Konverents, oh my god, konverents oli selles mõttes täitis oma eesmärk oli nulliring, aga issand suurem ürituse korraldamine appi ja me korraldame nüüd aprilliks järgmist üritust juba ja the stress is real. Aga minu jaoks, kusjuures hetkeseisus näiteks need suuremad, Reginade sari, Reginade konverentsi sari on rohkem turundus ja nähtavus nii-öelda kulu ja selline kliendi teekonna jaoks siis üks osa nagu kliendi teekonnast, et see on selline võimalus inimestel, kes kas siis ei ole kindel, kas Playrich klubi üldse sobib neile, tahavad tulla, vaadata, tunnetada, mis see vibe on, millised need inimesed on, kuidas need sündmused on, et nad saavad ühekordselt ürituselt siis selle kogemuse üldse on ju, et okei, kas see kogukond võib mulle sobida või mitte. Või siis inimestel, kes ei taha kogukonda. Tegelikult on neid inimesi, kes ei vaja nagu kogukonda selliselt, kellel ei ole vaja nii palju võimalusi ja asju, vaid kes tahavad siin-seal just käia nagu lihtsalt üritustel on ju. Et need minu enda üritused, asjad väidavad veidikene seda, neid 2 nagu kategooriat seal taga. 2026 on suurem rõhk, et ma ise korraldan veel mingisugust üritusi ja asju. Teiste ürituste puhul seal, mis ma tahan Reginadest väljas korraldada, seal siis ikkagi üritaks teha seda asja nagu päriselt kasumlikult. Aga Reginad lihtsalt, kuna see on suur ja maht on suur ja seal on nagu miljon asja, siis esmane fookus hetkel ei ole seda teha nagu kasumliku üritusena, vaid lihtsalt nagu nii mega ägeda üritusena, et see on osa brändi kujunemisest ja sellest vibe'ist ja kõigest sellest. Vot nii.
liigume edasi. Rahatarkuse koolitused, kusjuures ma enne mõtlesin seda, et kas mul on mingisuguseid mitte rahatarkuse koolitusi ka. 2024 oli. Ma tegin turundus- ja ettevõtluskoolitusi siin-seal, erinevaid esinemisi sellel teemal. 2025 väga ei olnud, siis ma ei võtnud seda fookus ka väga, kuigi mul on mingid asjad on seotud ettevõtlusega siin ka. Aga 2026 ma tahaks jällegi, nagu ma siin räägin, ettevõtluste rahast liikuda tagasi või juurde võtta just ettevõtlussüsteeme, turundusasju nagu koolituste ja selliste konsultatsioonide ja mingite kursustega ja sellega. Nii et kui sind huvitab see, siis you can book me. Aga eelmine aasta oli tõesti rahatarkuse koolitused, kusjuures 2025 oli selles mõttes rahulik koolitusaasta mulle, ütleb ta, kui siin ees on 22 koolitust aasta peale, mis on 2 tükki 6 keskmiselt. Aga siiski, see oli siiski pigem rahulik, sest noorte valdkonna oli nii vähe raha, et minu jaoks üks põhilisi koolitussissetulekuid varasemad aastad olid suvised malevad ja mingid laagrid ja seda eelmine suvi oli väga vähe. Tõesti, siis ma käisin vahepeal 2024 suvi minu juures, mul oli mitmed nädalad, kus mul oli 3 koolitust nädalas noortega, ma mingi sõitsin lihtsalt terve suvi mööda Eestit ringi. 25 suvi oli väga vaikne selles osas. Aga siiski aasta peale 22 koolitust ja need kokku, need on siis tasulised koolitused, tasulised esinemised. Mul oli ka tasuta esinemisi ja asju siin lisaks juures, mida ma ei ole see sisse arvestanud. 22 tükki, 10 500 eurot tõid need mulle sisse. Selles mõttes koolitamised ja asjad on mulle sissetulekuna ka väga meeldib, mulle üleüldse meeldivad nad muidu, eriti kui keegi teine korraldab, sest esiteks mina ei pea muretsema nagu mingi turunduse eest, mina ei pea muretsema inimeste eest, mina ei pea muretsema mingite muude kulude eest. Minu kogu mure on minna kohale ja teha võimalikult hea, väärtuslik, kasulik asi neile inimestele, on ju. Ehk siis mu enda kulud selles mõttes on üsna madalad, seal pinge on üsna madal, ettevalmistus sisaldab ainult selle esinemise või koolituse enda ettevalmistust, on ju. Nii et like that, aga see võtab selles mõttes mega palju energiat ja nagu seda sotsiaalset patareid, et seal on tegelikkuses on seal ka piir ees, kui palju koolitusi kuus või nädalas ma oleksin võimeline üldse tegema. Kui reaalsus vaadata otsa, siis ütleme niimoodi, et üks koolitus esinemispäev nädalas on suht-koht arvatavasti minu jaoks ka lagi, nii et ma saaks kõiki muid asju teha ja ma ei läheks nagu hulluks peast, on ju. Seda arvestades siis me oleme nagu poolel teel selle mahu täitmiseni tegelikult. Aga see tähendab, et me oleme poolel teel sissetulekute täitmiseni. See summa saab minna kordades suuremaks, mitte ainult 2 korda, on ju. Nii et mul oli eelmine aasta need koolitussummasid oli väga erinevad tõesti, et ma arvan, seal vahe võis tulla 5-kordne kõige odavama, kõige kallima mingisuguse koolitusformaadiga. Erinevad formaadid, erinevad asjad veidikene, aga ma arvan 5-kordne vahearvetes, mis ma esitasin täiesti. Siis muu random nagu mingi koostööd, ma ei tea, mul oli mingi paar arvet, mida ma olin nagu, ma ei tea, mis see on, ma ei viitsin seda vaadata, see oli mingid üksikud asjad seal, 386 eurot, üks neist oli Bilance'i koostöö ka suures osas siin, mis põhimõtteliselt tuli ühest Facebook või Instagrami reelist affiliate siis koduleht ja kodulehe all ma väga sinna üldse ei suru mingisugust asju, ma tahan seda ümber teha sellel aastal, eelmise aastal ta lihtsalt eksisteeris selleks, et seal oleks midagi, sealt alt jooksid, sisuliselt on need konsultatsioonid olnud ja siis mõned mingisugused märkmiku müügid ja asjad, aga ma ei ole nagu ühtegi neist tegelikult turundanud. Samamoodi väga nagu siin, need summad on mingid jumala random, ma ei ole absoluutselt energiat aega nagu rõhku neile pannud, on ju.
Ja tegelikult ka kõik need rahatarkus muud koolitused, ma väga ei käi turunda selle fookusega, kutsu mind koolitama kuhugile, vaid see on see järelosa, mis tekib sellele muule, mis ma teen ja näitan, on ju. Aga kodulehe pealt jooksis mingi 500 eurot randomly juurde. Siis üks mitte rahatarkuse teenus, mis mul veel on siis sotsiaalmeedia haldusteenus. Sealt tuli eelmine aasta ka üle 8000 euro. Mul oli poole aastani 2 klienti, siis ma droppisin ühe neist, see oli mul veel üks nagu alles. Jällegi mingisugune igakuine tegevusasi. Mul on põnev ka kellegi teise asju näha ja arutada ja mõelda, et see aitab väga palju minu enda süsteemidele ja loomingulisusele kaasa tegelikult. Kui ma peaks nagu täiskoha kõigi teiste asju tegema, siis ma oleks nagu done. Aga mingil määral ma tegelikult väga naudin, kui ma saan kellegi teise asjadele kaasa mõelda ja see on see, mida ma väga tihti mingite sõpradega mastermindis teeme seda ja co-working päevadel ja asjadel, et sa tuled ja mõtled kellegi teise asjades nagu kaasa, et seal võiks vähem pinget ja nagu aju läheb veits teisiti tööle. Nii et 8000 eurot tuli seal selle teenuse pakkumisest. Siis ma arvan, et eelmise aasta kõige naeruväärsem ja mitte nagu selles mõttes, et issand jumal nagu, vaid nagu, et what the hell, nagu inimesed päriselt maksid selle eest sissetulek. Oli minu ja Riin Mäesalu podcasti ära võtta isiklikult, aga kuutasu, mis on 25 eurot kuu. Mu kogukonna liikmelisus nagu kuuajane on täis hinnaga 25 eurot sisuliselt, isegi 10 senti odavam kui see ja sa saad nagu 4 kõnet ja ürituse ja chatid ja värgid ja materjal, nagu on ja siis me küsime Riinuga 25 eurot kuu podcasti eest, mida me korra kuus välja anname, kunagi me ei tea, mis teemal, kunagi me ei tea, kui pikalt või kui pikk see osa on ju. Aga me tahtsime seda teha, me tahtsime ise endale seda teha, meile tundus põnev projekt, meile tundus endale, et me tahaks nagu lahata erinevaid teemasid ja mõtteid, mida täitsa avalikult ei julge öelda välja, mida ei julge arutada, sest lihtsalt nagu kohe tule riidale on ju. Nii ma ütlesin, et davai, okei, me teeme selle ära enda jaoks eelkõige ja salvestame selle, et kui keegi tahab ka seda kuulata, siis tal on see võimalus. Aga see podcast ei ole vaestele inimestele, kindlasti mitte, see ei ole mitte mingisugune kohustuslik, see ei ole mitte mingisugune vajadus, mitte kellegile otseselt on ju, aga kui sul on raha ja kui sind huvitavad päriselt meie kõige ausamad konkreetsemad mõtted, ilma nagu mitte mingisuguste filtriteta ja teemadel, mida mujalt väga nii avatult ei kuule, siis sul on võimalus seda osta ja kuulata meid. Ja inimesed tegid seda eelmine aasta 425 euro eest. Mis ei ole nagu metsik mass inimesi, aga nagu 25 euro kuu, et kuulata mind ja Riinu nagu jäppamas lihtsalt korraks. Wild, aga see päris on väga hea podcast, nii et ma olen väga rahul. Me oleme saanud selle eest siis osta tehnikat endale ja värki ja panustada sinna veel juurde ja see on lihtsalt, aga kui me korra võtame tagasi, siis meil on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suurkategooriat 2025. Siis siin oli tegelikult alakategooriaid, siin oli mitu alakategooriat, 22 tükki erinevad sissetulekuallikad, siin veel on ju, siin oli mõned siin on alakategooriad, see on üks teenus, siin on ju, ja siis podcast on üks teenus. Eks kui palju erinevaid sissetulekuallikuid siin tegelikult on, ma arvan, et see tuleb mingisugune, ma arvan, et see võib mingisugune sinna 15-20 ikkagi tulla kohta, kus nagu raha mulle eelmine aasta tuli on ju, ja saaks need kanded on ju, et see peaaegu 1000-le ligineme seal vaikselt aasta jooksul. Ja nagu ma ütlesin enne, siis
mul oli endal hästi-hästi veider, ma kohe näitan seda kogusummaga, hästi-hästi veider näha neid summasid ja kandeid ja arve tulles hoopis nagu teistsugusest ettevõtlusest, kus ma nagu varasemalt olin, on ju. Ja ma tean, et nagu ma ütlesin, siis väga palju sellest, mis täna siin tabelis on tulnud tänu sellele, et ma olen näinud teiste inimeste ettevõtete sisse niimoodi. Kokkuvõttes siis tõesti 57 000 umbes, mõni euro oli üle vist, kahe siis juriidilise keha peale, kõigi nende teenuste asjade peale. 2024 oli mul, ma ei mäleta, kas 36 000 või midagi sellist. Grammale 40 oli äkki 36 000, mis tähendab, et me oleme siis teinud aasta aega käibes 20 000-lise või 21 000-lise hüppe, mis on protsentuaalselt, ma ei oska arvutada sellist asja peast, ma ei viitsi seda siin teha, võite ise arvutada, kui suur protsentuaalne kasv see on. Wild, minu jaoks on see wild, on ju. Ikkagi väga-väga suur kasv, kui me saame see aasta protsentuaalselt nüüd 2026 teha sarnast kasvu, oleks mega hea, aga tegelikult tahaks teha see aasta suuremat kasvu, et ma tunnen, et nüüd mul on see kasvustrateegia ja sihid ja asjad nagu veel paremini paika loksunud kui eelmine aasta, selline katsetamine ja proovimine kasvu osas väga palju, siis see aasta on nagu mingisugused asjad on välja töötatud ja ma tunnen, et okei, ma tean, et sinna võiks panna, seda võiks mõelda, siit võiks vähem, seda võiks rohkem, on ju. Ma tunnen, et ma olen nagu timminud või hakkan nüüd timmima seda kasvu sealt tagant ka, et eks vaatab, kas kui 2025 ei olnud absoluutselt kasumi aasta, sellepärast, et see oli puhas kasvu aasta, kas see aasta 2026 siis on ka puhas kasvu aasta või me isegi õnnestub meil seal välja võluda mingisugust kasumit ka, aga lühidalt öeldes selle kasumiga tõesti mul ei ole mitte mingisugust kasu, otseselt kasumist, kui ta istub mul kontol, aga mu ettevõte ei kasva tänases seisus. Nagu minu jaoks see on lihtsalt jabur, see on täiesti jabur, et ma hea meelega teen 0 või väga väikse kasumi ja panustan selle raha sellesse, et see ettevõte oleks jätkusuutlik, et need teenused oleksid jätkusuutlikud, need oleksid head, need pakuksid väärtust, mina oleksin seal taga hea ja suudaksin väärtust pakkuda, on ju, ja suudaksin jätkusuutlikult seda teha. Ehk jah, võt nii, see oli siis minu 2025 kokkuvõte ettevõtluses, numbrid pidi ja ma loodan, et sul, kes sa seda vaatad, on mingigi kasu sellest, et aru saada, et mõelda enda ettevõttest veidikene teistmoodi, nendest teenustest, hinnastamistest, enda aja haldamisest, kõigest sellest on ju. Kui sa oled veel alustav ettevõtja või seal niimoodi, et sa toined mingisugune 1000 eurot umbes kuus, siis ma väga julgustan sind enda neid tooteid, asju lahti võtma, oma teenused lahti võtma, vaatama, kus raha tegelikult tuleb, kuhu panustada rohkem, kuhu panustada vähem, kui sa tahad. Sa võid tulla minu juurde konsultatsiooni, saame rääkida sellest täpsemalt. Aga ma loodan, et see julgus tuleb ka sellest, et ei pea nagu minema ka liiga kaua aega. Et asjad võtavad aega, jah, okei, aga see tänane pilt, mis meil on siis olnud, nagu ma ütlesin, siis kogukonda me alustasime 2024 septembris ja nii-öelda tööle tagasi seda ettevõtet, seda tänast ettevõtete pilti, mis siin enam-vähem on ju, hakkasin ma ehitama 2023 septembris väga strateegiliselt, hoopis teistmoodi, hoopis selle fookusega, millist elu mina tahan elada ja millist nagu väärtust ühiskonda pakkuda, kuidas asjad panna omavahel klappima. Ja selle najal hakkasin seda ehitama, ehk siis tänaseks on sellest möödas peaaegu 2,5 aastat ja 2,5 aastaga teha neid tulemusi mina
ise olen sellega rahul, sest mina ise tänaseks, ma ei ole kordagi selle 2,5 aasta jooksul täiskohaga töötanud, ma töötan umbes sellise poole koha tundidega enamuse ajast ümardatult ja väga paindlikult. Nii et ma elan oma seda vabaduse elu samal ajal keskendudes väga strateegiliselt teadlikult sellele, mis siin siis ettevõttes toimub, et jällegi hoida seda, et see asi tervikuna oleks järjepidev, mul oleks lõbus, mul oleks tore ja inimestel oleks nagu seda väärtust minult saada. Nii et on sul küsimusi, mõtteid, kirjuta mulle, jaga neid minuga, ma hea meelega arutan neid ja näeme siis juba järgmises osas.